Kui selle aastane kevadine ilm on pigem selline, mis rannanautlejatel ei ole kindlasti meeltmööda, siis põllumeeste jaoks on tegemist hetkel vaata et ideaalsete tingimustega. Ütleme niimoodi, et ega meil oli ka alguses ikkagi, kui see nii külm oli, et siis vaatasime ka, et rohukasv ei taha kuidagi tulla. Et isegi nädal aega tagasi vaatasime, et tundub, et selle aasta esimene siloniider jääb suht lahjaks. Aga nüüd hakkas vihma tulema, nagu tänagi saab vihma, ja läks ilma soojaks. Nädalaga viskas väga korraliku kasvu rohumaadele ka peale. Ka silo kvaliteet tundub olema esimesel niitel päris korralik. Kõige väärtuslikum kraam ikkagi tuleb esimest niitest. Et see aasta on ka praegu nii-öelda üks korralik päev on selja taga ja nii-öelda esimene analüüs ka käes, et kiud on väga heal tasemel, proteiin võiks olla kõrgem, aga selles mõttes väärtuslik sööt ja praegu kogumine poole peal. Praegu on täpselt väga õige aeg silo teha ja meie jaoks on ka hea praegu see, et kui ilmad on nii jahedad, siis ka rohumass, mis täna kasvab, ta ei kasva nii kiiresti, ei kasva kohe üle, et me suudame ehk pikendada ka natukene esimese niite aega, et saame kvaliteetsema silo. Aga praegu pole midagi ja meie oma firmas tegime juba tegelikult mai esimeses pooles tegime rukkisilo juba ära, nii et talirukkist tegime ka silo ära ja paneme nüüd külvame praegu sinna peale siis maisi. Et sellest võtta siis sügisel veel üks niide siis maisi. Ka silo kogused ütlevad põllumehed, et on igati arvestatavad. Jaa, massi üle ei saa kurta, et esimese niite alguse kohta praegu on selline keskmine üle 7 tonni hektarilt. Et selle üle kurta ei saa ja niiskus ja kõik muud olud on praegu taimedele väga head, et liiga kuuma ei tahagi. Et taimed praegu naeratavad selle koha pealt. Uurides taliviljade kohta siis õnneks ei teinud külm väga palju sellel aastal kultuuridele liiga. Hetkel jah, et saame öelda, et taliteraviljad praktiliselt kõik tegelikult näevad korralikud välja. Kuigi täna oleme siin Vändra aktsiaseltsis, siis meil läks kuskil üle 50 hektari talirapsi välja, sellepärast, et põllud olid niisked. Ja nendest kohtades läks välja, aga muidu saab öelda jah, et tegelikult taliteraviljad nii ilusti kolletavad rapsipõllud, et ma just üksuga tõitsin ise ka ringi ja et kui päike peale paistab ikka silmi pimestavalt ilus kollane, et on hea vaadata jah, et hetkel on nagu okei. Talliviitumisega pole probleemi, ei esinenud ühelgi kultuuril. Talv oli soodne nende jaoks. Siin on pigem kevadised öökülmad on siin natukene rapsile liiga teinud, et võib-olla meil mitte väga palju, aga naabritel siin nemad said siin -9 kohati, nii et rapsivarred lõi lõhki. Selles mõttes, et ei tea nende seisu praegu, aga muus osas on ilusti talvitunud ja seis on hea. Mis need sellised suuremad tööd nüüd kevadel põllumehe jaoks on? Et siloniide esimene käib, et mis need nüüd järgmised ettevõtmised? Ega praegu käivad veel, enamuses muidugi on lõppenud ka külvid juba, et maisikülvid veel käivad, et tänu ilmale, mis on nagu vesine olnud, et ei ole põllule saanud ja tänu sellele, et külm oli polnud mõtet enne varem külva minna. Ja ega mis nüüd on siis, et kui veel külvid käivad, siis on meil veldesõnniku panemine käib ja kui need on tehtud, taimekaitse käib muidugi veel ja kui need on tehtud, esimene niide on tehtud, et siis on natuke väike süke nagu puhkepaus, et ootame teist niidet ja taimekaitse ja ega seal väga palju rohkem polegi, siis on muidugi teravili juba ja. No kas põllumehel mingil hetkel see aeg ka tuleb, kui ise randa saab minna, või on ikkagi niimoodi, et kevadel algab see töö pihta ja lõpeb hilissügisel? Pimedad juhused võib tulla selles mõttes, et plaanida seda ei saa, aga võib juhtuda, et eksib ikka randa ka ära.